jaanuar peaks olema. Heipa, hei! Tere kõigile! Täna ei olegi üksinda, nii et legend on siin kõrval. Ja just ennem, kui ma selle reki peale siin vajutasin, siis hakkasin mõtlema, et kui kaua ma siin Timbre üldse tean ja tunnen, et vist suht lapsepõlvest, et meie vanemad vist suhtlesid ka juba omavahel ja meie siis veel ei suhtlenud isegi. Ei, ma tegelikult arvan, et meie suhtlus, see oli seal Tiigi tänava lähedal, mis on eraldi tänav, mis selle tänava nimi. Ma arvan küll, et minu mälu hakkas tööle, esimesed fragmendid minu elust on kuskil 3-selt. Ja siis me juba käisime teil külas ja ehk siis me räägime siin juba üle 45 aasta kuivalt. Aga see oli selline lapsepõlv, kus nutiseadet ei olnud ja ajad olid tegelikult sellised, võtame natuke maha, muidu vaata, paneme hirmsa valuga, oleme pärast kuskil Tallinna maantee peal. Et me oleme Tartus, oleme siin selle vana rand, Emoja rand, et siin oleme ja siin on hea rahulik. Teisel pool on Dendropark, aga seal on praegu suusatajad, pärast mingi suusataja annab meile suusakepiga, kui me selle ette jääme. Sa panid mingeid mustvalgeid pilte üles, ma vaatasin, seal oli üks ujula. Kus see asus? Kas see oli ka siin või? Ujula oli nüüd siis selle koha peal, kus on nüüd siis, mis see on see Lodjakoda. Lodjakoja koha peal oli ujula, selline suur ujula hoone ja seal oli hüppetorn ja kõik asjad olid sees. Ilmselt siis oli see sügavus seal ka vastav, sest see hüppetorn oli päris kõrge. Et jah, Tartu ajalugu ma olen vaadanud alati, kui ma Tartu linnas käin, siis mul on ütleme kahetasandiline, et üks on selline tänapäev kaasaeg ja teine on selline enne teise maailmasõja aegne. Ja need linnad olid ikkagi kaks täiesti erinevat, nagu ka need inimesed selles linnas. Ma võin öelda, et ma ise elasin Tähtvere tänavas lapsepõlves. Sa olid lossis seal vist või? Üleval seal mäe peal või? Oru tänavas ka, aga päris ütleme enne Oru tänavat ma olin Tähtveres. Tähtvere tänavas ma olin kuni siis kooli minekuni. Ja seal oli sellel ajal olid inimesed, kes olid sündinud tsaari ajal. Ehk siis seal aastatel 1890 millegagi ja hästi palju oli sellist sõjaaegset rahvast ja arusaamasid ja tegelikult hästi sellised huvitavad ja sügavad lapsepõlve mälestused. Et ma just eile naisega rääkisin ka, et minu lapsepõlv oli alates sellest, kui ma ütlesin lasteaias, kui ma üldse maailma asjadest hakkasin aru saama, see oli alati see osa, kus maal peale heinatööd vanaisa koos siis oma õemehega hakkasid rääkima sõjamälestusi. Ja iga kord, ja ütleme nii, et selleks oli ikkagi vaja natukene seda kangemat kraami, et me endadel siis jutuvada lahti läheks. Aga seal kirjeldas palju igasuguseid sõjakoledusi, kuidas tal seal parimad sõbrad kõik surma said, ta nägi nende surmasaamist ja samas minule nagu väikse mehena jäi nagu meelde hästi selline kinnistusse arusaam, et millised on nagu elu põhiväärtused. Et kui me siin viriseme teinekord, järjest rohkem on kuuled seda virinat iga asja peale. Ei, sooja vesi ei ole, sooja vett ei ole või prügiauto ei käi regulaarselt, mingi jama on, et kaebame ja õiendame ja möliseme, siis ütleme, nendes kriisiolukordades sa mõtted ja käitud hoopis teistmoodi. Ja mäletan, väikse täditütrega tegime mingit onni ja vanaisa siis istusid pingi peal ja vanaisa ütles vanaemale, vaatas, kuidas me seal mängime. Ütles, et sõjas ma olin üsna kindel, et ega ma siit nagu eluga välja ei pääse. Ta oli siis kuulipildur, oli nii Saksa poole peal kui ka Vene poole peal. Ta sai haavata, langes venelaste kätte vangi ja siis küsiti, et mis mees oled? Mul on kuulipildur ja kuidas on, et kas vahetad vormi või teine variant on, meil on suur lai kivisein. Mulle meenus anekdoot kohe, kuulipilduri on uued lindid. Ja nii ta siis, ja siis ta sai uuesti haavata, et sõja lõpuni siis ta oli siis, aga ütleme see, et kui sa oled nagu sõjas kuulipildur, ma ausalt ei kujuta ette, kui palju siis tema, ja ütleme nii-öelda professionaalne kuulipildur. Aga igal vanaisa siis ütles vanaemale et olid ajad, kus ma mõtlesin, et ma siit nagu eluga välja ei tule, aga oma lapsi ma kindlasti ei näe. Aga nüüd ma olen ära näinud oma lapsed ja ka lapselapsed
ja siis saad nagu aru, et ma ise olin väike, noh, ma ei tea, kas ma kooliski käisin, aga ma sain aru, et võt see ongi tegelikult nagu elu mõte. Et kui sa nagu näed oma järeltulijaid ja omakorda nende järeltulijaid, sellist järjepidevust, sa saad aru, et sa oled selle elu õigesti elanud. Noh, loomulikult on ka neid, kes on niisugused, ütleme nii, et ei löö risti millegi ees ette ja ekstremistid nii-öelda, et suurem osa ajast on mingis vine all, on ju, ja noh, lapsed on, aga suva sellest, aga tegelikult ikkagi, noh, ütleme põhiväärtused, me oleme ilmselgelt mõlemad konservatiivid, et see pere põhiväärtused, need on ikkagi midagi palju sügavamat just. Muidugi. Et aga eks ütleme see oli nii, siis, kus sa selle Oru tänaval elasid juba? Jaa, ma elasin Oru tänavas, Oru villas tollel ajal. No see on eraldi teema, miks me sinna, kuidas me sinna räägime kunagi lähemalt veel. Jaa, ei, see on, mul on põnevaid seiklused seal olnud. Ma ütlen, et ei ole vist Eestis väga palju inimesi, kellel on näiteks Suusamäel, aga noh, ütleme see maja iseenesest, kui seal oli nii, et ütleme ülemised bossid, kui nende ajasid teinekord uksed sassi, siis üks õhtu oli niimoodi, et tollel ajal oli peaminister Mart Laar ja lihtsalt vana oli kuidagi nagu sattunud maja teise sektorisse ja mingi hetk oli mul lihtsalt keset minu tuba seisis traksi pükstega, minust oli veel palju üle, aga mis oli eriti õudne. Mart Laar on ju, et oli nagu hämmingus ja noh, eks ka mina olin natukene šokeeritud, aga selliseid juhtumeid on elus nagu olnud päris palju. Ma olen, saate selle elu jooksul ma olen olnud 3 aastat Tallinnas elanud, siis 1 aasta olen USA's olnud, 1 aasta olin ajateenijana Kuperjanovi pataljonis. Et noh, ilmselgelt sellist, ütleme, connectionit ei olegi, et sa näed kord mehi inimesi võib-olla seal kord 5 aasta jooksul, aga see side jääb. Aga kuidas sul see, sõidan sisse sinu jutuga praegu, et kuidas sul see, ma mäletan, sa käisid seal USA's vist 2013 äkki või? Ei, tähendab, ma olen käinud nüüd USA's. Nüüd käisid veel 1 korra, et see vahe on nagu drastiline või on midagi muutunud nagu ka või ei ole? Tegelikult USA's ma elasin 98-99 aastat. Sel ajal olid. Nii, see oli siuke esimene käik. Ja peale seda ma olen seal käinud siis 2011, 2012, 2013. Hoian või? Ei saad ise? Ei, ma saan hoida küll. Et, ja lisaks siis jah, nüüd 2023 oktoober-november Halloweeni ajal ja nüüd nüüdseks siis eelmine aasta, 25. aasta oktoober-november. Ma võin sulle öelda, et tegelikult väga palju on muutunud selle ajaga. Mul on jah läbilõike ju tegelikult suures plaanis ju üle 25 aasta. Ja tegelikult kõige huvitavam aeg oli USA's oli just see 90ndate lõpp, kus interneti veel ei olnud. Ja kui ma selgitasin, et ma olen Euroopast, noh, üldiselt ma sain nagu ammustasin selle ruttu läbi, et seal ei olnud mõtet rääkida, et noh, Eesti ja Estonia, et kui sa elad linnas, mille kogu piirkond 40 kilomeetri raadiust Cincinnati's, noh, umbes 2 miljonit inimest elab seal, on ju, siis sama mingi väikesest Eestist, kui riigist rääkida, noh, juba keeruline, quite complicate, aga siis ma nagu selgitasin, et noh, kui vaatasid, kui ameeriklased, ja Euroopa, aga noh, mis riigist, on ju? Siis sa küsid hästi tagasihoidlikult, have you heard something about Scandinavia? Oh, yeah, Scandinavia, Vikings, yeah. Okay, nüüd on selge. Do you know where Santa Claus come from? Yeah, Santa Claus, yeah. No, Finlandi väga ei ütle, aga Santa Claus on nagu kõva sõna. Ütles, et ma olen seal neighborhoodist, et ma olen sealt lähedalt Estonia, on ju. Mõni teadis, aga suures plaanis keegi väga Eestit ei teadnud, et vaat siin ongi see, et mõned vanad lähevad, hakkavad kohe rääkima, kurat, ma olen Paide linnast Eestist, on ju, ma olen Põlva küljad, Vasse 16, on ju, et ja lähed kuskil USA's sellise jutu, on ju, et noh, need on nii väiksed detailid, et nende peale ei ole nagu mõtet energiat kulutada, aga 1 korra ma läksin jubedalt alt mingisuguse jõululaupäeval. Ma ütlen nii ära, et hästi selline huvitav fakt. USA's ma teenisin 98. aasta sügisel. Mu tunnitasu oli suurem kui pool aastat tagasi Eestis. Kuperjanovi pataljonis ajateenija kuupalk. Wow. Ehk siis 110 krooni oli kuupalk. Aga USA's tollel ajal dollari kurss oli mingi jõle kõrge, mingi 25 krooni, mingi täiesti jabu rind oli. Ja ma arvutasin, et mu tunnitasu oli mingi 130 krooni oli mul nagu tunnitasu.
noh, see kontrast oli nagu tegelikult ikka täiesti jabur ja ilmselgelt ma kõik päevad töötasin. Ja USAs on hästi välja töötatud see tunnitasu. Sa teed tööd, mul oli näiteks hotellis, mul oli maintenance, see on siis selline mees, kes siis Abimees käib. Põhimõtteliselt kõik basseini veeproovid, mingid valgustid, väliterritoorium, sealt ajasid mingid kilpkonnasid ja madusid minema. See ei ole pull, et töö, ma tegin ise, otsisin endale mingisuguseid võimalusi. Põhimõte oli see, et sa pidid kogu aeg tööd tegema, aga mul oli väga kõva trump tagataskus ja selleks oli täpselt aastane ajateenistus Kuperjanovi pataljonis, kus pidid samamoodi, sa pidid kogu aeg tegema midagi. Ainult selle vahega sa nagu väga midagi ei teeninud sellega. Kogu aeg nii, et kui ülemus nägi, sa pidid kogu aeg mingi reha või mingi asi oli käes. Kogu vaba aeg oli. Ja kui sulle nagu makstakse selliseid nagu muinasjutulisi tasu, siis ilmselgelt sa oled nagu väga kõrgelt motiveeritud. Aga siis oli mingi jõulujuhtu ja lähen mingi lifti ja vaatan, mingi valge vend tuli mul järgi ja et midagi me rääkisime, ta küsis mu käest, et where you come from? Ma ütlesin, et Finland on ju. Ja alguses ma ütlesin, et Skandinaaviast. Ta ütlesin, Skandinaaviast kust on? Ma ütlesin, et Finland on ju. Ja vana hakkas muga rootsi keeles rääkima. Toho. Soomlased õpivad ju rootsi keelt. Ma sain nagu aru, milles see point oli, on ju. Ma mõtlesin, joo, hüva, on ju, aga ma ei hakanud sellele vennale enam päeva rikkuma, et ma olen tegelikult loll eestlane, on ju. See kannab ka või? Ei tea. Teeme niimoodi, et sa võta nagu alukate vähema pildina ja sa siin sulistad, on ju, et ma saan, kuule, me saaks sellest nagu ülikõva video, on ju, et mägi morska. Emajõge ületama. Ma arvan, et tegelikult jää on juba tõesti tegelikult nii paks, et siit peaks nagu üle minema, aga las ta jääb. Ma jätame selle vahele, paljugi mis. Aga igal juhul jah, see USAs oleku aeg, see on minu elus nagu väga oluline. Kardesti juures juba vist. Oleme varsti, see näitab näpuga. Kuule, vaata, mingi pikk Herman paistab. Nad kõnnivad kahekesi. Viist läks Tartust Viljandisse, vaatad mingi Viljandi tormid paistab. Võtame otsa äkki teistpidi tagasi või? Ei. Tahad veel kaugemale minna või? Paneme veel edasi. Kuni sa jääd ühte asendisse. Kevadel vennad tulevad. Vaatavad, mida fakki reisk. Aga jah, ütleme nii, et tulles tagasi sinu selle küsimuse juurde, et kas USA-s on mingi muutunud. Väga paljud, vaata, kuna internet on tulnud. Internet on suur ja võimas, siis väga paljud arusaamad on muutunud. Ma pean kurbusega ütlema, et kui USAs oli niimoodi, kui ma ütleme 90-ndatel seal elasin, et mingid kohalikud raadiojaamad lasid minu jaoks täiesti tundmatut muusikat, siis viimase tripi ajal oli niimoodi, et nagu põhimõtteliselt oli kanaleid, mis olid üks-ühele Sky Plus, põhimõtteliselt üks-ühele osad raadiojaamad, mis olid nagu meie retroraadio peaaegu, üsna palju Euroopa mussi tuli. See on nüüd, mis puudutab muusikat, aga kõik ülejäänud tänu igasugustele, just sellele samale infole, mis tuleb läbi interneti, siis väga paljud asjad on muutunud sarnasteks. Lapsed käivad nagu ühtemoodi, noored käivad ühtemoodi, suht ühtemoodi riides. Kuigi ma ütlen, et USAs on veel sellist nagu võimalust ja võimekust eristuda. Lähme siit jõerest tagasi. Vaata, siin on mingi suusamehega, ma ei taha pärast võidelda. See on tegelikult jälle hea video, mingi kulturist võitleb seal suusatajatega, aga kuidas see üle piiri saamine oli nagu lihtsam või ütleme praegu see poliitolukord on ka muutunud nagu ta on, et sellest me räägime veel kunagi hiljem, aga ma mõtlen seda, et sa said nagu oli lihtne üle saada või sa pidid hakkama seal midagi hullult tõestama jälle või? Sa mõtled viimased kordi, jah? Jah, ma mõtlen, kui sa nüüd käisid, sel aastal sa käisid, eelmine aasta käisid. Viimane kord läks nagu väga valutult. Läks, jah? Et me jõudsime kuidagi nagu hommikul, USA aja järgi kell 8 hommikul, rahvast oli nagu vähem, kuidagi immigratsiooniametil ka ei olnud nagu väga mingeid küsimusi. Valge pere, isa, ema, 3 väikest last või niivõrd kurat väikest, aga et ei olnud nagu sellist nagu momenti, et võiks nagu kusagil moodi hakata peedistama. Aga sa olid kuu aega või olid vähem või? Natuke alla kuu aja. Ja käisid samu kohti läbi siis, mis kunagi nostalgisesid ka siis või olid nagu täitsa uued sihtkohad? See kord olimegi ainult Floridas.
aga 2 aastat tagasi me käisime läbi 8 osariigi ja noh, see oli jällegi täitsa oma ette. Me jõudsimegi sinna oma nii-öelda lapsepõlveradadele, et käisin ka 2 aastat tagasi nendes kohtades, kus ma seal elasin ja töötasin ja noh, ikkagi ma ütlen nii, kõvasti. Väga, kusjuures ei läinud, ma ütlen teile sõbrad, et kõigiga, kellega ma olen rääkinud USA teemadel, siis nad alati nagu eeldavad, et see on mingi tohutu, ma ei tea, 70 tonnise eelarvega. Mille pärast on jah siuke legend? Nii, aga ma nüüd räägin teile siis sellest kalkulatsioonist. Muide, praegu ma vaatasin, eelmine nädal tuli mulle teate, et New Yorki edasi-tagasi lennupiletid alates 420 eurot. Päris hea ju. Ja Miami'sse oli vist umbes 500. Nii, siis meil õnnestus saada majutus, kus oli ööpäeva hind oli vist kas 130 või $140, see oli üks maja osa ja sinna juurde läks ka autorent. See oli sebimine, nii et autorent oli ka nii-öelda tasuta. Me saime kabrio endale ja nii, ja kui sa nüüd nagu arvestad, et sul on seal, ütleme, nädala peale läheb see... Oota korra, minu mikro kukub tagant ära, vaata külmaga. Ma panen selle kinni. Nii, aga mina räägin. Ma vaatan korra sinu oma toimib. Ma arvan, et me räägime piisavalt tugeva häälega, et ei ole väga vahe. Ei, no minul on jumala poolt nagu antud siuke võimas hääle, sinul on siuke see taskus. kallis vaataja, et kui ära Antero nagu ära kaob vahepeal, siis see on lihtsalt tingitud tema sellisest nõrgast häälest. Meil oli ajateenistus 90-ndatel. Noor Rustaljov, mine! Kompani toenglamaan võtt, enne keegi püsti ei tõuse, kui Rustaljov teeb mehe häält. Noor Rustaljov, teised, kes toenglamaan, kus värises, Rustaljov, me tapame su ära. Noor Rustaljov, mina! Kompani püsti. Et nii see elu käib ja meil oli koerakoolane sõbrustama. Valge korgi, kui ma eksi, täitsa äge. Ja peremehed väga jumala rõõmsad, ma ütlen, et see koeral on valge kamuflaaž. Et ja selline väga suur kiskja, et ire poisid ja mis asja see taga ajab, need ei pääse. Igal juhul saime ajateenistuses, saime väga kõvad rissed, et me teame, et hääl kui selline on ju tegelikult väga oluline. Et on ju inimesi, kes on oma nii-öelda elu paika pannud tänu oma häälele. Siukse võimsa häälega vend, sealt nagu juba inimene eeldab, et kui ta siukest häält teeb, siis ta on ohtlik, ma parem allun talle ja samas on ju, mul tuli meelde, ajateenistuses oli 3 hästi suurt paksu poissi. Ja see, oota, kuidas oli 6 Kallasmaa ja Külaots. See oli lahingukoolis. 6. Mine! Kallasmaa, mina! Külaots, mina! Saad aru, kõik 3 venna peale kokku oli, kaal oli jäänud 0,5 tonni, aga kõik vennad olid suht peenikese häälega ja samas, ütleme, lahingukooli kõige suuremad ja paksemad vennad. Et... Passid, ei, noodud meie häälega, paksemad poisid. No olid jah, suured jurakad olid, kõik olid, üks vend oli üle 2 meetri ja nagu ikka tõsine koll, ma arvan, et oli mingi 150-160 kilo. Paneme nöör kinni, muidu me oleme siin nagu pikali maas kõik, siruli maas. Aga sa oled selline vend, ma ütlen, et kukub pikali ja siis eeldad, et ma hakkan sulle mingit, ma ei tea, kunstlikku hingamist tegema või midagi. No way, igaüks vaatab, kuidas ise saab. USA-st veel rääkides, vaatame, hüppame ühe teema pealt teise peale, ma arvan, et see, kes seda kõike vaatab, mõtleb, et kurat, äge tegelikult, ja vaimupuudega vendasid kuulaks alati. Et aga iga asi on seiklus, iga asi on mingi kogemus ja ma alati olen öelnud ka, et noortele meestele, kui vähegi võimalik, kasutage võimalust ja käige, olge eemal Eestist, kodust, oma perest, olge eemal. See on niisugune hea värskendus, sa saad mõelda, mis sa nagu edasi teed, et mis asjaoludel ma USA-st omal ajal tagasi tulin, see on tegelikult suht dramaatiline, armastuse mees, seemne mees, armastuse mees. Seda olen isegi kuulnud. Ja, et sellest ärme täna sellest räägime lihtsalt, et kui palju on Ameerika inimesed selle ajaga muutunud. Ülekaalulisus oli 90-ndatel totaalne, aga toit oli ka ikkagi mega odav. Ma ütlen sulle, tollel ajal 90-ndatel oli gallon bensiini või diislit oli $1 umbes või alla selle. Ehk siis gallon on ligi 4 liitrit. Auto oli näiteks nii, et kui mina teenisin päevas $100, mul oli selliseid 18-20 tunniseid tööpäevasid ikka tuli nädalast 2-3 korda ette.
no oligi see tunnitasu dikteeris mulle selle aktiivsuse, siis tulid nagu töölt koju, vaatasin, tee ääres oli keegi, oli kädi mingisugune variant, 4 uksega, automaatuksed, aknad, suured nahkistmed, kõik. Huulepulgaga oli 600 peale kirjutatud. Ja siis ma Eesti poistele ütlesin, et kuule, see oli mingi vend vist 600-ga müüb autot, on. Ja siis nad vist sullis läksid maksma, said 5 sotiga selle kätte. Need auto 5 sotti, paagitäis, kütet on mingisugune $3-4, on. Noh, toit oli nagu niivõrd odav, et sa said nagu reaalselt oli tollel ajal oli kampaaniad, vahepeal olid seal Walmartis näiteks, oli kas oli nii, et 2 gallonit Coca-Colat oli mingi $1 või? No just, ja krõpsupakid olid ka nagu reaalselt nagu niivõrd suured ja jällegi $1-2 vahepeal, kui need kampaaniad tulid, on. Et siin on nagu see mõtlemise koht, et miks need inimesed siis nii paksud olid. Ja tegelikult tänasel päeval, ütleme viimane kord, kui ma käisin, mina, kes olen kulturismiga hästi palju aastaid tegelenud ja toitumisega hästi palju tegelenud ja jälginud, ma näen ju poes ära kohe, mida inimene ostab. Ma pean ütlema nii, et väga suur osa USA-s müüdavatest mullijookidest on kõik suhkruvabad. Jube keeruline oli mõnes kohas üldse suhkruga jooki otsida ja leida. Ja ma tean, et viimastel aastatel on ka Ameerikas kaalu langetamisega nagu tõsiselt, ütleme, me räägime seal kaalu langetamisest kui sellisest, kus on alla võetud seal 20-30 kilo vähemalt, on kas 2 miljonit või see number oli muljet avaldav. Ja see on ka tänavapildis näha. Et eraldi ma käisin ka Palm Beachist, ütleme siis, Palm Beach on siis see koht, kust on siis ma nüüd jään nagu vastuse võlgu, kas on Trumpide juured seal, aga ma tean, et nende suured mingisugused golfiväljakud ja hotellid ja asjad, et need on seal olemas Floridas ja seal oli ka näiteks kaubamaja, mis oligi nagu miljonäride kaubamaja. Me oma perega nagu vaatasime, et kaubamaja nagu ikka, et mool mingisugune, läksime sisse väljas küll, tekkis nagu kahtlus, et kui nagu enamus autosid on mingid Tesla kabriod ja mingid Porsche kabriod ja aga me läksime nagu ikkagi sinna sisse ja me nägime ka nii-öelda seda rikast rahvast. No päris rikast seda. No päris jah, ütleme nii, et aga mille järgi sa nagu saad aru, et inimene on miljonär? Vaata, meie mingisugused kriteeriumid on sellised, et kui sa oled juba vähe jõukam poiss, siis sa paned endale pöidlajämeduse kuldketti ja siis sa, ma ei tea, ostad endale mingisuguse Mustangi ja mingid sellised kriteeriumid, on. Teed endale ihastesse, ehitad endale mingi maja, on ju, poole millise. No jah. Aga seal on nagu see, et vaata, kui sa oled selle leveli juba nagu sellest nagu kaarega mööda läinud, siis on sul hoopis teised väärtused. Ja esiteks nad kõik olid saledad. Vaata, kui sul on võimalus, siis ma isegi ütlen seda, et kui mul oleks võimalus, siis ma kindlasti investeeriksin personaalsesse kokka, kes teeb siis sellist tervislikumat toitumist. See on teema, mille võiks sinuga veel täiesti arutada veel ja täitsa teha mingit kokkamise nalja ka näidata. Ja miks mitte, et kokkamise koha pealt see on selline teema, mida nagu tegelikult, millest nagu nii palju legende olen kuulnud, aga kuna ma olen ise selle kõik läbi teinud ja tõesti nagu mul on olnud tippaegadel rasvaprotsent on alla 5, mis on tavainimesele surmav. Ma olen sellised vormid teinud, kus nagu nahka ei olegi enam peal. Ja see oli juba nii, et kõhu pealt jooksid veresooned ja mul ei olnud nagu mitte kuskilt enam midagi nagu võtta. Ja seal pidi nägemisega hakkama. Ei ole, ma just võin ütelda vastukaaluks. Vaat ongi need, me peame tegema eraldi saate, et kõiki neid igasuguseid teemasid lahata. Ma ei hakka kummutama, ma ütlen lihtsalt oma. Alla kommentaaridesse igal juhul kirjutada, et kas te tahate nagu veel vähiga kõik võimalikke spordijutte ja asju ja... Ei, ma näen, kuidas näed, Käte meri, Vaata, ja näed see vend ka, kes tavaliselt on nagu endasse tõmbunud, isegi see kirjutas. Igal juhul ma näen neid inimesi, ma nägin, kes siis selles kaubanduskeskuses olid. Esiteks üks hästi selline ühine joon. Vähemalt seal piirkonnas olid kõik valged. Et ma tean, et USA-s on piirkondasid, kuhu siis nagu mitteametlikult mustasid ei lasta.
see on selline hästi valus teema, ma tean, et sellel teemal on ka Eestis, kes lähevad kahe jalaga, hakkavad kohe trampima, kõik on võrdsed aga kui te sealt nagu olete ise elanud USAs ja sattunud ka võib-olla korduvalt, ütleme nii, et mitte enda nahavärviga inimeste rünnaku ohvriks, siis teie need väärtushinnangud ja arusaamad kindlasti nagu muutuvad. See on väga paljudes keskkondades nii, et sa näed kuskil midagi, sa uudiste saatedki, et me näeme ainult ühte mingisugust fragmenti kuskil uudistest ja siis me arvame, et see on puhas tõde. Või telesaadetes ka. Tavaliselt, kui mingi skandaal on kuskil üles, mingi suhtedraama või mingi asi, siis ju tegelikult esimese hooga näidatakse ainult ühe poole nagu seisukohta. Aga teisest poolest ei ole reeglina nagu midagi, siis ma alati nagu lasen natuke setida. Aga tagasi tulles nende miljonäride juurde, siis naised, siuksed, ütleme vanuses, ma pakun, et mingi 60-70. Ja neil oli, enamusel oli selline ilmselge selline tunnus. Nad nägid välja nagu mingi kuradi kuusekoor, siukene krobeda nahaga, kus näha, et on enamus oma elust istunud kuskil rannas või mingi kuskil palmi all basseini ääres, pannud mingisuguseid meeletutes kogustes mingid kreeme peale, et nende nahk oli selline rikutud. Nad olid saledad, nad olid hästi hoolitsetud, aga nahk oli valge inimese kohta, lihtsalt oli selle aeg oli teinud oma töö ja see nahk oli päris jube. Ega mehed olid ka enamus, härrasid oli ütleme nii, et nad olid teinud kõik, mida raha eest saab, et püsida noore ja tervena, aga see ei mõjunud naturaalselt. Kahjuks ma pean tunnistama, et nad ei olnud et see ja kuidas nad nagu riides käisid. Üldiselt seal oli ka selline küllaltki nagu kindel selline standard, et kuna sa soojas osariigis oled, kõigil olid ühte värvi lühikesed püksid jalas, mingisugune T-särk, mingi imepisikese logoga, mitte midagi ütlevad käekellad, mis võib arvata, vaatasid nagu peale. Vaat see ongi nagu see, et ega ma nagu asju ka ette ei kujutanud. See lihtsalt, kui sul nagu väljas seda autoparki nägid ja siis sa nagu said aru, et igal mingisugusel detailil oli nende enda omavahelises keeles olid mingisugused konkreetsed märgid. Küll aga, kui ma oma nagu lastekarjaga sinna poodi vajusin, ega nad mul ei ole ka mingid tohutud röövlid. Rõõmsad lapsed, kõndisime ringi seal, siis ega see kogukond seal, kuna nad ei näinud, mis masinaga me tulime ja vaat seal ongi nagu see, et ikkagi on erandeid ka miljonäride ja miljardäride seas, kes käivad nagu tavalised inimesed ringi ja nad ei hooli sellest standardist ja etiketist. Ja, just. Et selles suhtes keegi ei vaadanud meie peale viltu. Et sinna me olime kuidagi sattunud, ma ausalt ei tea täpselt. Sa räägid seda osa, kus pannakse tänava otsas on tõkkepuu, on ju? Ja enam kellegi sisse ei saa või mismoodi seda nägude kontrolli tehakse? Sinna sattus, aga kuna seal läheduses, kogu selle kaevanduskeskuse ümbruses olid erakordselt kallid, kõik võimalikud mingisugused spa-laadsed, suured kallid golfiväljakud. Siis sul oli asja lihtsalt. See ongi see, et ja golfiväljakute otste peal on kirjutatud, et private on, aga kuna nad on kohe seal ookeani ääres nagu hästi magusates kohtades, see palmid, see haljastus ja kõik kokku, see näed, et see kõik maksab. Et isegi see mingisugune käruvend, kes seal istus seal oma neid kundensid ootas, isegi see vend oli nagu siukene, et ta oli kärumeeste kunn, nagu ütleme nii, et maailma mastaapides. Et tema jootrahad ja asjad, ilmselgelt on seal ikkagi sellised heldeid vanasid, kes suudavad nagu jotsi visata sulle 10 tonni või 5 tonni või meie jaoks selline võib-olla natukene võõras maailm. Jootrahade kohta veel, kui siin on nüüd inimesi, kes töötavad sellises sektoris, kus jootrahasid antakse, eriti välismaalastega koos töötades. Kuldreegel. Ma läksin USAsse, ütleme 90-ndatel, vaatasin mingi vana proua kakerdas seal oma mingite kottidega, mõtlesin, aitan kotid üles, küsin mitmes korrus ja aga see oli isegi esimene kokkupuude mul jootrahaga. Ja proua andis mulle kohe mingi $5 näpus on ju rulli keeratud, ta ulatas mulle. Ja mina ütlesin talle, et no, et that's okay, et lihtsalt läksin nagu ära. Läks mingi 5 minutit mööda ja
mänedžer kutsus mu oma kabinetti ja ütles, et kuule, et meil on probleem. Ma ütlesin, kurat läbi kiirelt, et mis probleemid, AB aetud ja kõik nagu, et ei haise ja ütles, et kuule, et nüüd on selline teema, et sa olid keeldunud jootrahast ja see naisterahvas tegi kaebuse. Toho. Ja see oli nagu käis nagu jootraha pakkuja au pihta. Wow. Et tema pakutud jootraha ei võetud vastu. Ja mulle toimus kiire koolitus ja ma tean alati, sõbrad, kui keegi tuleb mul tänaval vastu siin kas või vaatajatestki, rullis on ja sul mingi sota näpus. Ulatad mulle ja ma ei ütle sulle, et kuule ära anna mulle, et no. Ma ütlen, yes, loomulikult. Ja teile samamoodi, et kui teil on kunagi mingisugune selline olukord, keegi pakub raha lihtsalt, siis ära ole suuremeelne, et võta ikkagi vastu just sellepärast, et keegi võib seda sulle endale pahaks panna. Mis veel? USA 2 aastat tagasi ja nüüd siis eelmise aasta lõppargud tagasi. Väga oluline vahe, kui 2 aastat tagasi oli valimiskampaania, kõik oli Trump ja sõitsime läbi 8 osariigi. Väikesed mingisugused tanklad, mis iganes me käisime, isegi mingi väike mingisugune Alabama, mingisugune tankla. Ja Alabamast ma võin ka natuke rääkida, see on selline, nagu mu naine ütles, et kurat, see on selline tundub nagu maa inimeste selline osariik. Vähemalt see piirkond, kus me käisime, oligi reaalselt, mul oli mõtlesin, et teeks metsapeatuse. Sa vaatad tee ääres on siis kuivanud puud ja raisakullid istuvad seal puuokste peal. Ma mõtlen, et tead, ma lasen enne püksi, aga ma sinna puu alla küll ei lähe. Et seal veel mingi maduga kõige paneb madu sulle paugu ära ja siis raisakullid ja kujotid veavad see laiali. Aga põhimõtteliselt igal pool oli Trumpi valimiskampaania. Nagu igal pool. Kõik plaksutasid, Trump, jee! Ja siis nagu 2 aastat hiljem, eelmise aasta november, oktoober, vaatan, vennad käivad, suur särk on rinna peal kirjutatud, fuck Trump. Lähed, räägid suvaliste vendadega kuskil kaubanduskeskuses, vanad sajatavad, ei ole me seda hullu vaja, kes ta valis. Sama vana siis. No, jah, et selles suhtes on päris palju muutunud ja see kõik, mis praegust USA-t, paljud on öelnud ka, et Trump on selline president, et ta on lõhkunud ära kõik see, mis on USA 100 aastaga ehitatud. Ma tean, on inimesi, kes ütlevad, et tegelikult nii peabki, et me oleme mugavustsoonis ja nii, mis iganes, on ju. Aga ma siiski olen natukene murelik, et ma lasen nagu selles suhtes kõik, mis puudutab USA sellist poliitkultuuri ja kõike seda, ma olen tähelepanelik, et ma ei plaksuta käsi ja mulle meeldivad ekstreemsused, aga kurat, see on natuke too much, et see vana on nagu niivõrd ettearvamatu, et mingid loogiline on see, et loogika puudub. Kuule, räägi ka midagi, sa lased mul rääkida, teeme vestlus. Mul on aku hakkab sellel juba sai korra läbi, siis sinu oma juba teatas. Ehk siis ma arvan, et me vestleme sinuga, kui on... Me võime tegelikult viipekeeles edasi. Ma näitan ühe asja viipekeeles, siis ma olen selgeks saanud. Vaatame, mingid pulmasid läbi ja mingi pulm oli. Ma pean 40 sa rääkid ka. Ma hoian käsi niimoodi vahepeal. No räägi. Hoian niimoodi käsi. Siis saad aru, mingid naisterahvas tuleb ja ütleb mulle, et kuule, ära hoia käsi niimoodi. Ja selgus, et on viipekeele õpetaja ja see asi konkreetselt on... Lasta jääb. Lasta. Tegelikult ma pean ikkagi ära ütlema, et ärge hoidke käsi niimoodi, et see on siis naisterahva alakeha on nagu selline märk. Okay. Et viipekeelega oleme ettevaatlikud. Kui me seda keelt ei oska, siis pigem laseme nende materjalidega, mis sul keegi helistab. Mulle tuleb kõne sisse, aga ega me lõpetame siit tänaseks ära ja ma räägime mõni päev uuesti. Sellest saab meie suvi. Olge tublid järgmise kohtumiseni. Ciao. Ciao.